Nii, te vajutasite praegu nuppu play ja hakkas mängima episood saatesarjast Vabavisked, mis siis räägib või intervjueerib suurfilmi Kalev tegijaid, näitlejaid, produtsente ja kõike seda kaadrit, mis selle suure ja võimsa linnateosega seotud on. Ma ei tea, miks mina, Kaarel Nõmmik ja Mattias, on mu hea sõber, miks meid siia kutsuti. ei tea, siiamaani. Aga võib-olla praeguseks on see saate juba maha võetud, et ei lubatagi platvormidel olla sellel enam. Aga loodame, et on, sest et intervjuu tänases saates on sellise huvitava inimesega nagu Jaak Ollino, kes on siis montaažirežissöör. jah, selle filmi montaažirežissöör ja nii öelda tema amet on ka montaažirežissöör olla. Olla montaažirežissöör on tema elukutse. Väga põnev oli ja ma loodan, et ka teil on sama põnev ja naljakas. Jah, nii et osa Jaak Ollinoga algab nüüd siit Vabavisked järjekordsest mahaistumisintervjuu. Saite aru. Jah. Et sa ütleks, et seekord soen, kui ma vaatasin eilset materjali, mul oli nagu ma oleks mingi 7 lõunavinakut teinud. Kõik korra vaatasin sinna, nagu need siis karjääris olen nii kaugele jõudnud, et tehnika eest ise vastutama ei pea. Niimoodi, oota, ma panen ka, alustame siis. Ja, ütleme lihtsalt sinna tere äkki. Tere. 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 Jaak, ütle ka. Tere. Ei, enda kaameris. Tere. Ja, ei, sa võid, tahan monteerida, ei pea teadma, kuhu vaadata. Jah, siis ära kordagi vaata otsa kelle. Ma enda pealt tean, et nagu pigem on siuke. Ma küsin kõik sult niimoodi monteerijana, et lihtsalt vaatan maha ja. Nagu, siis me oleme mõlemad monteerijad. Vaatajale, kuulajale siis eellugu, et mis sa, kuidas sul oli mingi kindel sõnastus? Ma tahtsin tegelikult nii. Alustuseks lihtsalt ma kiidan, et Jaak näeb väga hea välja. Me praegu olnud, ma alustan selles mõttes uuesti korraks. Sest meil praegu on olnud meeskülalised, tegelikult võib-olla vahepeal lõpuks lähevad või naiskülaline ka. Jah, just. Aga ma eriti just tahan meeskülalisi kiita nende hea välimuse eest, sest kogu aeg nagu vingutakse Eesti meedias, et ainult naiste välimusest räägitakse. Yeah. Ja minust näevad kõik mehed, kes meil külas on käinud. No, tõesti väga head välja, et Jaak, et väga head välja. Ja kui ongi nagu ajakirja mingi meeste ilu ei ole, on mingi meeste tervis vist. Et nagu, mis tervisest räägime, pinnapealset ilu võiks meeste puhul rohkem olla. See on vist meie point siis või? Jah, meestel võiks olla rohkem ka fotoshoote, kus on lihtsalt mingi veits näha midagi. Ainult nagu... Jaak, sa võiks ka teha nii, et sul on mingi Final Cut lahti ja 3 monitori ja siis sa oled lihtsalt niimoodi. Lihtsalt mina omas elemendis. Ja siis siit on mingi kerge mingi CD-rätika. Klaviatuur. Ja spacebar on all kuidagi. Me enne seda, kui salvestama hakkas võib-olla salvestas juba. Aga me rääkisime Jaaguga just seda, et ta ütles ka, et ta käis eile juuksuris ja ma käisin ka eile juuksuris. Ja juuksuri aegadega on ikka päris keeruline. Ma helistasin juuksurist, meil on praegu 2027, et siis on esimene vaba aeg ja siis ma võtan selle järgmise kallis koht, kus käia, kus ikkagi saad nagu ja siis homme see vanem stilist, kes on ühtlasi ka valitsuse pressisekretär ja koolitaja, et tema saab, lähed ja lõikad ära siis nagu. Et Jaak oli kõile siis juuksuris käinud, oli sama case on Pardurisse lõpuks vist. Said jah. Aga ma tahtsin selles mõttes ka umbes tunni aja jooksul saada juuksuri. Ei, no minul on sama. Selles mõttes, et mul vedas. Aga selle see ongi jama, et meeste juuksuritel sa ei saa eeldada, et mees peaks, see on nagu võib-olla stereotüüp, aga ma ei viitsi panna aega kirja nagu 6 aega varem. Ja mul isegi mingi nädal on liiga palju. Tund. Ma ei tea, mis me järgmine nädal teed. Aga kas sul hoiabki loomulikult nii või sul on mingi vaha või? Ei, ma mingi veits pani vaha ka. Ja see on magatud soeng siis jah? Et nagu vaha on eilne või sa käisid duši? Ma panin hommikul uuesti, teed vaha uuesti. Ka Intekale tulek.
keera korra. Mul on üks pool lihtsalt natuke rohkem. Ma räägin sellise 16-aastane poiss. Küsis vahepeal isalt, kes umbes kõrval lõikas teist tüüpi. Tule vaata kohe. See oligi selle isa poeg tegelikult. Ma arvan, et see oli see, et isa tuli sinna lõikama ja siis Pard küsis, et kas te lastenurk on, siis see Parduri tüüp, et lastenurk ei ole, aga ta lõikab seda tüüpi. Ta tuli ka mängima. Saab raha. Ta on niikuinii vahet ei ole, et ta on üks asi pea, et kui kuskilt läheb rohkem, siis on suva. Aga ei, väga kena soeng. Ma arvan, et sa oled praeguste teismeliste nagu, sinu juus on praeguste teismeliste nagu unelm, et vaata, kõik teevad ju neid keemilisi lokke. Ja, sa saaks tõmmata nagu, vaata kuidas see. Põhimõtteliselt annaks teha seda, no peaaegu saaks, kui küljed teeks lühik, siis juba oleks siuke Eesti laulukas. Ja siis peales on see kiirnuudli soeng, vaata. Mul on halli lihtsalt tekkinud. Mul on ka, nagu siit tuleb mingi tugev valgus ka siia poole. See ei ole väga soosiv valgust. Käib küll. Sigmar, tõstame ümber. Ei, käib küll, aga okei. Jah, meil tõenäoliselt Tiiter oli juba all, et Jaak Ollino monteerija, aga räägi tavakuulajale, vaatajale üldse. Kuidas sa Kalevi filmiga seotud oled ja mida teeb monteerija üldse? No me teame ilmselgelt, Kaarel võib-olla ei tea, aga lihtsalt kuna me ei ole ainult siin kolmekesi, vaataja on ka. Et jah, ma olen siis selle mängufilmi Kalevi peal monteerija, ehk siis põhimõtteliselt, kes on toimetaja, ehk siis materjal filmitakse üles ja siis sellest on vaja kokku panna jooksev ladus lugu. Et loomulikult, et see samamoodi nagu on raamatute puhul, kui tuua lihti näide, et sul on vaja toimetajat, et oleks selge lugu ja selge siht lugejale või vaatajale olemas, on samamoodi vaja ka filmide puhul seda teha. Aga siis rütmistada ja tempodega mängida ja ma ei tea, jooksev lugu valmis. Aga meil on, kuna me oleme sellised, võib öelda stand-up inimesed, siis tihti seal teemas nagu tavainimene mõtleme, et kas sa mõtled koha peal selle välja? Kas sul ei ole filmiga seda küsitud, et kas nagu järjest oligi lihtsalt nii või? Kunagi mingid klassivennad, mitte Kaarel. Mis see filmi monteerimine ikka on, mis see filmi tegemine ikka on, et filmid üles ja siis lihtsalt päeva lõikad kokku ja juba läheb. Me lihtsalt vaatame taustaks ka, et tegelikult Jaak on meie mõlema vend jutumärkides ja mitte see telediktor selles mõttes. Mitte kaksisega. Mitte kaksisega vend, vaid ta on meie vend, minu klassivend. Ja minu ülikooli vend. Ja, et selles mõttes nagu... Me vist lõpetasime koos. Kaitsime koos, sest Jaak jäi veel rohkem maha oma baka lõpetamisest kui mina. Ta vist tegi, sa tegid 7 baka, ma tegin 5. Nii et... Ma tegin 4 kusjuures. Me rääkisime, et me lihtsalt ootasime nii kaugeni, see uus maja valmis saab. Ekas ma õnneks ei jäänud ootama. Ma oleks siiamaani. Maja saab 2009 valmis saama. Ma 2007 pean lõpetama, 2008 tegelikult lõpetasin. Ja see oleks, tegelikult see on vana maja, vaata, taktus oleks ilus uues majas. Mis ta uus maja sai valmis 2019, 10 aastat. Seal parklas. Aga sa oled nagu... Kui sa ütlesid, et sa oled toimetaja. No, see on siuke, mõtlesin nagu tuua näidet. Ja ma mõistan seda, et ma olen ka filmi fanatt, ja Mattias ja teie olete nagu filmi juures nagu tegijad ka tihtilugu, et kui sa võrdleksid filmi bändiga või heliplaadiga, et kas siis need kõvemad kepimehed on ikka trumm või see kitarrist ja... Trummar on kepimehed. No selles mõttes ta on otseses mõttes, et aga kõvemad sellised naiste või ka meeste mehed on nagu ikkagi vokalist on ja kes vähendab seal ja kes see siis võib olla režissöör nagu või näitleja. Sagor, jah, ütleme Sagor Kalevi puhul ja et siis pärast kõik, ta ikka tegi selle filmi, ta ainult teinud temana see film on ja siis on, ütleme ja nii edasi on ju, et kes siis monteerija on... Kuskil seal lava taga. Mina isegi... Ei, tegelikult on. Lükkab kasti. Jah, või autojuht. Roadie. Ei, aga tegelikult minul isegi nagu mõtlesin nagu, et äkki on ta bassimängija, et nagu et keegi nagu teda ei austa nii väga kui teisi liikmeid, aga ilma temata pole teosel rütmi.
no võib-olla, aga nad ei ole ka nii tuntud selles mõttes. Samas Passimeest ikkagi laval näha on. Kui me mõtleme stuudioplaadist räägime, siis võib-olla jah, aga nagu no me ei lähe nii, no ma mõtlesin lihtsalt nagu metafoorselt kujundlikult üritasin. Nagu kui kujundlikult, siis ikkagi... Aga ikkagi sa võrdlesid ka, mis minu jaoks oli huvitav võrdlus, et toimetaja, et nagu raamatu puhul, et raamatu puhul vist on isegi nagu nii, et kui nagu ikkagi režissöör annab ikka oma cut'i sulle, mitte nagu kogu nagu selle kõik kõvaga ette, et tee sellest midagi või ta ikkagi on juba oma cut'i teinud, kuidas sellega tavaliselt on? Aga see oleneb režissöörist. On mingid režissöörid, kellel meeldib ka ise lõigata. Kellel on oma kindel visioon nii silme ees ja... Kirjandusteose puhul ma ei kujuta ette, et mingi Tõnu Õnnepalu kirjutab mingisugune 5000 lehekülge valmis nagu, ja siis annab selle toimetajale, et tee sellest nüüd 200 lehekülge raamat. Nagu 5000 lehekülge igale poole suund. No. Võta midagi, mul on siin 7 erinevat versiooni ühest lausest, vali mingi välja. Aga mina küsiks omalt poolt, et sa tegid selle filmi montaaži siis algust lõpuni, kuidas sellega praegu seis on, et või... No, hetkel on efektide peal, nii ma aru saan, sest me põhimõtteliselt alustasime 2020 märtsis ja sinna vahele jäi ka tore pandeemia, mis ei ole kunagi, või selles mõttes filmivõtete katkestamine, mitte nagu soovivatel põhjustel on alati selline, ma tundub nagu kogu meeskonna hästi raske. Sest et sul on lükatakse teadmatusse edasi või et sa valmistad midagi ette ja siis sa tegelikult ei tea, millal sa seda päriselt saad tehtud. Et meil jäi nagu mitu seda seisakut vahele. Et jälle, et mingil hetkel me tegime väikse sutsaka veebruaris sai filmitud, siis selle me lõikasime kokku, siis pidi hakkama hove mõttes ka, et jumal lihtsalt teeme ära kohe märtsis, juulis ja siis on lihtne montaaž sügisel ja ongi asi valmis ja siis on alati see, et kui siuksed laused juba tulevad, et kuskil võib midagi valesti minna. Ja siis see oligi mitme etapi peale. Ja mina lõpuks nüüd 2021 oktoobris pidin järgmise filmi peale minema, ehk siis Triin Ruumeti Tumeda paradiisi peale ja siis jäi veel seal allfilmis mingeid nipet-näpet asju jäid tegema. Et tülli ei läinudki, lihtsalt tuli uus. Jaa, ei läinud. Jaakist ei ole. Ja ma ei kujuta ette jah, et tehki ise siis. Oota, aga kas Ove puhul, Ove Musting siis on ju filmi lavastaja. Ma olen teda näinud igast mingitel live-üritustel ka seal kaardina taga, kas tema puhul oli tunda, et tal on ka veidi siuke live-montaaži vibe sees, et tahtis ta sul kuklas olla ja paned käima ja siis lubes pastakaga vastu õlga lõi sulle, nüüd lõike. Aga ma arvan, et see meeletu laivi kogemus tuli talle lihtsalt kasuks mingite mängude ja kogu selle tempoga üles filmimisel, sest ta oli ikka korralik eelduja, et kogu nende elementide ja asjade väljamõtlemine, et see võimalik realistlik välja näeks. Kus kõige rohkem duubleid oli? Mäletad sa peast? Või sul on ka see mingi paari aasta tagune mingi kogemus vist? Mul on nagu oktoober viimati, aga ma nii ei mäleta. Ma arvan, et see võib olla mingi tehniline... Ei, ma tahaks mingi näitleja nime, kellel kõige nagu kauem aega läks, et kätte. Ütle mingi. Me paneme piiksu. Üks ekstra. Üks ekstra. See tausta poiss, kes iga see Saku Suurhallis. Ei võta särk ja... Ei see, kes on see klassikaline ekstra igas filmis, mis ajalugu kajastab, on, et ostke lehte, Kalev kaotas Dynamo Spartakile, ostke lehte. Ja siis see tüüp oli, see oli jah, Ain Lutsepp mängis. Jälle. Igas osas on näinud. Aga kui me oleme siin küsinud erinevatelt inimestelt, et miks sellist filmi nagu Kalev ja seda lugu, ehk siis selle korvpallimeeskonna sellist vastuolulist võib öelda võidulugu on vaja aastal 2022 üldse inimesteni tuua filmi linal. Ja see pole õige vastus, et arvet saaks esitada. Et lihtsalt nagu suuremas pildis, mitte see, et sul oleks hulkalt oli lihtne saada. Ma arvan, et tuleb alustada sellest, et tegelikult on väga äge lugu ja ma arvan, ma ei tea, kui teile öelda Kalev või me oleme sellise vanusega, et me teame veel, mis see on. Mul turkib kohe see. Ja, aga ma mõtlen, kui me teame ka korvpallimeeskonda. Põhimõtteliselt enne, kui see ka film oleks, või keegi ütles, et Kalevi korvpallimeeskonda mäletad, siis see oli arvatavasti sellele, me olime mingid pädad umbes 7-6 see aeg, aga et kuidagi mäletan ikka, et see
vanavanemad ja vanemad ja kõik elasid kaasa ja tegelikult on ju see uskumatult äge lugu. Et olla siuke väike riik, kes soovib vabaks saada, siis võistleb spordis suure Nõukogude Liiduga ja võidab tänu ameeriklasele ja venelase abiga. Et siis tegelikult see on siuke kuidagi mõnes mõttes sõjafilm, sest sõjafilmused on seal ka ja eriti tänapäeva. No just. Ma mõtlen, et see on selline lugu, mis mõtled ka, kas siuke asi võiks korduda ja tänapäeva uudistes näeme seda, et selles mõttes on see uskumatu lugu mõnes mõttes. Ei tea, kes selle, ma tean, sa tahtsid midagi väga tarka praegu lisada, aga sa ei tea, kes selle rütmi mõtles, et kust see tuli üldse? Te ei tea või? Ei. Sest ma ka ei tea. Sa võid uuri välja, sul on need erinevad külalised. Äkki see on Morses tähendab Kalev äkki? Ai, see on rahvusvaheline. Ma arvan, et see mingi... Kalev. Ei, ma ei usu, et see Morsest rahvusvaheline. Sa oled kuulnud seda mujal ka või? Ikka olen. Ei, see on Chicago Bulls. Ei, aga see, ma arvan, et see tüübi nagu lapselapsed elavad praegu väga hästi. Käivad sünnipäev või nagu autorite ühingud saavad kogu aeg raha, et nii palju kui seda mängid. Aga mina olen oma erialal, ma alustan uuesti, siis saab lõigata paremini. Et ma olen oma erialal graafiline disainer ja õppisin EKAs ja õppisin EKAs. Õppejõud ka vahepeal. Olin õppejõudki, aga nüüd rohkem nagu... No ikkagi, kui sa ülikooli õppejõuks lähed, siis sul ikkagi midagi ei ole elus õnnestunud. See on mu enda seisukoht lihtsalt. Ja no ikkagi praktiseerinud seda eriala aastaid ja ikkagi juurde õppinud ja see nagu elustiil on ju mõnes mõttes, et sa nagu elad selles on ju. Film samamoodi, sa vaatad, näed teisi filme, vaatad nagu detaile, kaadreid, mõtled nagu selles frame'is või? Raamis natuke nagu. Või siis raamist väljas. Ongi, ma ütles naera peale, et kui ma nagu mingi fondi tähevahesid vaatan mingitel siltidel, siis ta on mingi, miks see oluline on, aga see on samas, et nagu Mondis ka nagu rütm ja kõik, et sa elad nagu selle sees. Ma mõistan. Ja siis tuleb peol mingi inimene, võtta veits nagu, kuule, see graafiline disainer, mis programmi sa kasutad, et ma tõmbaks ka torrentist, ma tahaks ka nagu disaini teha, vaata. Et nagu, et kas sinult tuleks see ka, et vahe, et kuule, päris äge tundub see montaaživärk, et tahaks teha vahel pühapäeva, et mis programmi kasutus nagu, jah, aga mul viimane oli, et mu vanemad käisid puhkamas Usbekistanis ja siis ema küsisin, kuidas oli reis. Väga tore, et me tutvusime ühe uue toreda perekonnaga, et on umbes mingi 6 tundi materjali, et viitsid sellest midagi kokku lõigata. See oli nagu... Pereliikmed. No, et võttes ka, et mis see ikka on, et sul võtab ju natuke aega. Siis said aru, et tutvusid perekonnaga, et nagu see ema, isa, ma ei taha sellisest aga see on umbes sama, et viitsid pane 6 tundi materjali kokku, et kui su, ongi su mingi õde paluks oma teismea päeviku ära küljendada, et umbes, mul on siin materjali 7 köidet. Siis veel saad teada kõik sa olid selle tüübiga veel koos. See oli mu sõber. Ja siis ma mõelnud, võikski minna ise ikkagi mingi, kes on Eestis hea kirjanik näiteks, mul tuleb Tõnu Õnnepala tuleb kogu aeg silme ette nagu ütle Hargla. Ma ei ole lugenud. Ma ei ole lugenud. Ma ütlesin düsleksia natuke või? Aga see selleks, et lähed kuskil mingi väga hea Eesti kirjak Peeter Sautori juurde, et kuule, mis tõske kirjaks hakata, mis programmis sa kirjad? Trükimasinad. On sul Word, Microsoft või LibreOffice, millega sa kirjad? Mis fonti? Kas sa oled Maci mees või? On ju reavahe 1,5 peab olema. Kui romaani kirjad. Kuidas sa need lehed täis saad? Vaata Jaak, aga kuidas sa ise ennast nagu tutvustad? Kas sa ütled monteerija, järjestaja või montaaži režissöör?
monteerija või montaažirežissöör, see on see uhkem. Aga kui sa oled juhuslikult keevitustöökoja ees ja siis ütled, et ma olen monteerija. Ma pean ikka ütlema filmimonteerija. Siis täpsustaks. Ja, sest et mäletan, et vist käisin kuidagi tervisetõendit saamas ja siis oli ka, et küsiti, et mis sa amet on, siis ma ütlesin, ma olen monteerija. Siis ta oli, mis monteerija, et kraana monteerija või siis ma ütlesin, et filmimonteerija. Siis ta oli, mingi kontoritöötaja. Selles tööarvutiga. Siis teedki silmakontrolli ka ja umbes, et sai kõrvu, et ta on kontoritöötaja, töötan arvutiga. Või nagu graafiline samamoodi, et... Aga tegelikult just mingisuguse elukindlustuse puhul võib küll jalga tulistada ennast, kui panedki monteerija ja siis või äkki oledki mingi kraana või tellingute monteerija ja siis on nagu, oi, ega sul ka võid asju, ei, ma tegelikult istud lihtsalt krõpsupaat käes, nagu klaviatuur rasvane. Täpselt. Mis on kõige parem montaaži kõrvale? Milline on kõige parem snäkk montaaži kõrvale? Pähklid. Pähklid, jah. Tead, kui rasvased pähklid? Tead, kui palju kaloreid seal on? Aga see ongi see, et nagu Mattiase puhul, nagu Mattiase dieet on see, et ta nagu võtab kõike ja siis hästi palju ja siis sööb veel nagu lisatoidu ka juurde ja siis veel lisakastmega. See on sööbki pähklit, see on nagu sul ühe toidukorra asemel. Soovitan. Mingi oode on see. See on sul lihtsalt kauspähklit. Head ma näitsin sul. No kaus, tead. Väike kausike. Nii, aga meil on üks selline palju me olen rääkinud, oleme juba. Vaatame, ei, paneme veidi veel. Veidi veel, jah. Ai, see Kaarli teema jätkuks. Bla, kas on tuldud juurde küsitud, mis proge sa kasutad. Tahakski küsida tegelikult, kuna mul on ka montaažipaberid taskus, nagu me alguses rääkisime ja mõlemad sama. Sa ei teinud magistrit, on ju juurde, on ju? Ma tegin Norras magistri. Mõtsin minema. Millal me nagu sinna ju. Väga hea. Okay, ma küsin kiirelt ära, mis programmi sa kasutad praegu? Põhiliselt Adobe perekonda. Okei, selge. Nii, aga mis... mulgi on see. Subscription, jumala hea. Aga veidi on kukles see, et kas me elu lõpuni peal maksma seda nüüd siis? Mul on see lifehack, et mul on sõber Hendrik, kes on ka monteerija. Et me oleme 2 peale. Adobe ei kuule seda praegu. Mul on ka Hendrika 2 peale. Vanasti oli see, mis läheb põrandale, montaaži põrandale, aga ma ütlen, et meil on nagu... See on home and office, see süsteem. Ma ei ole midagi. Meil on nagu, mina sain aru, et see on see, et sa oled üks inimene ikkagi, aga 2 arvutist tohib olla. Ta tegelikult ei tohi olla nagu 2 inimest nagu. Väga arvatud. Meil on ka Mikuga see, aga tegelikult see on Kaarel Nõmmiku nimel ja siis on nagu, et sul on läpakas ja lauaarvuti. Me usume sind. Aga see ongi see home and office põhimõtteliselt. Siis üks neist isik aga võime uuesti minna, et kas sa tahad... Nii, mis programmi sa siis kasutad? See on publikule hullult. Aga miks siis mitte Da Vinci või? Aga see, oota, mis me just oli see, et käisid Norras. Nii, ja. Mis sulle, kumb kool parem oli? BFM või Norra kool? Neid ei saa niimoodi võrrelda. Õige vastus. Aga palju kaua seal oli? Lege 2 aastat, jah? Aga seal oli nagu hands-on või see oli loeng? See oli eksperiment selles mõttes, et nad tahtsid teha täispika mängufilmi magistri, et magistri jooksul võetakse 2 filmigruppi ja tehakse 2 täispika mängufilmi rahvusvahelise nagu õppena. Aga see isegi nii rikka riigi jaoks nagu Norra oli see mingi, et saadi aru, et see on väga kallis. Et siis nad lõpetasid selle nii-öelda magistriprogrammi sellises täispika mõttes ära ja nüüd on lihtsalt vist umbes erialatöö. Sa olid esimene siis? Ma olime esimene, jah. Testkamp olid, okei. Nüüd on põhimõtteliselt IMDB's on olemas see film sul nagu nii-öelda CV-s. Ma olen ka IMDB's. See oli ka Pöffil. Me saime isegi selle Pöffil saime debüütfilmide mingi special mention. Mis see debüütfilmide festival. Püütlik nagu, et... Eriti püütlik film. Eriti püütlik film, mis üritab olla film, aga no ei ole. Ja sealt saad ka selle special mention. Mitte esimest ega teist koha. Aga me saame kuhugi võib-olla varasemasse selle lõigata, mul lihtsalt meenus üks supermontaaži või ma ei tea, see on isegi, kas continuity läheb ka montaaži alla või? Või
lihtrahvale on see või inimestele, kes ei ole filmimaailmaga nii väga kursis, et continuity on siis see järjepidevus või? Jah, kostüümide, nägude, rekvisiitide järjepidevus kaadris. Just, et see on tegelikult eraldi inimene tavaliselt rikastes riikides, kes tegeleb sellega, kas Eestis on ka? Ikka on jah. Sest mulle meenub üks Kodu keset linna, mäletad seda sarja või? Mäletan. Ja seal oli see Martin Weinmann mängis isa ja Ain Lutsepp oli poeg ja okei, keegi teine oli. Aga igastest seal oli Sten, Indrek Ojari, Sten, on ju. Ja nagu oli see telestuudio, on ju, nagu ikka see, et on tehtud köök ja lauad ja siuke, et ja siis Martin Weinmann istus seal laua taga ja siis väike poeg mängis ja siis Indrek Ojari siuke cool nagu 20-ndates perepoeg, kes elab veel kodus nagu vaata. Ja siis ta oli, ütles, et joo paps, et ma käin õues, korraks sõber annab mulle asja. Siis läks õue ja see on siuke TV3 stuudios ilmselt näha ära, et nagu taustalt tegelikult mingi Prose uksest. Prose, ja siis ta tuli ja siis oli kat korraks Martin Weinmanni peale ja siis Indrek Ojar tuli tuppa tagasi täiesti teise soenguga. Et nagu lihtsalt vahepeal lihtsalt oli eri aegadel filmitud, aga siis ta oli juuksuris vahepeal käindis, et see oli super lihtsalt, et see oli mingi, ma käin 1 minuti ära, täiesti siilikas enne lõlgedeni soenguga. Ja siit ka väga professionaalne küsimus nüüd, kas Kalevil oli ka, kuna need võtted olid veits hektilised, kas seal oli mõnda asja, et pidi uuesti, et sina pidid panema jala maha ja ütlema, et nagu see veits segab, et ma ei tea, Sagoril on veits kollased juuksed või nüüd on liiga platinad või... Ei, see oli korralik. Seda suudeti ikkagi hoida. Et grimeerijate ees müts maha nii-öelda. Ja kostümeerijate õpetas küll. See Jaak räägib üksinda, see pea nagu aeg, Jaak räägib, väga soliidne inimene. Ma loon dialoogi. Jaa, aga mis ta hakkab monoloogi rääkima? See ei ole dialoog, see on lihtsalt peale rääkimine. See on nagu Toomas Lasman siin, et Jaak räägib siis, Jaak räägib ja siin on krokodill ja siis ta hakkab kohe ründama tuvipoega. Ma dubleerin. Tegelikult palusin, et teeks seda. See erutab sind. Keegi võiks vahele segada. Mul on siit on üks nagu selline nagu väike nali Jaagule. See tuli mul meelde lihtsalt. Et mida Toomas Lasman hakkab peohommikutel pärast pidu, ma küsin uuesti, et mida Toomas Lasman hakkab laupäeva hommikul pärast Karmi pidu tegema? Peale lugema. Tõite aru? Aga mul on Lasmaniga, mul on see, et ma tegelikult ei tea, kes ta on. Sa ei tea mitte kedagi, kes sinu jaoks ongi ainult mingi Mattias Naan, bänd Ursula, Nublu, siis Jaak Ollina see endine kursavend, siis on mingi list, väike telefoniraamat, kellele pugeda, et saada mingi roll kuskil filmis. Okei, Kalevist veel ma mõtlen, kas on midagi küsida, et pärast nad ei vinguks, et filmist ei liiga väheks. Et kas, kuidas Ovega koostöö nagu just montaaži mõttes, et kas ta andis sulle palju vabu käsi, vabad käed või ta ikkagi hästi palju tegite ka koos montaažilaua taga tööd? Ei, ta andis ka vabu käsi, aga saime ka, kuna see oli pikk periood, siis oli loomulikult mingi hetk, kus me tegime palju üksi ja siis mingit hetkel sai temaga koos tehtud. Aga ma tunnen Ovet juba päris pikalt ajalt, et selles mõttes oli ta selline, meil oli väga lõbus ja tore koos teha. Aga see tempo ja rütm ja nagu võtan hästi nagu väga pikul suhu nagu. Selle me lõikame välja, kuna ei see... Kus see eetrisse läheb? See läheb pikale hommikusse. Ei, aga tegelikult see tõesti tempo ja kõik, selles mõttes on nagu heas mõttes nagu spordifilmid on kõik veits šabloon, on ju. Ja et seal ei ole see, et me võtsime teise nurga ja räägime, kuidas mingi see Kuusmaa kotid tegelikult olid nagu pinges kogu selle siis Arthouse Kuusmaa kottidest. Sorry, okei, jälle läks lõppama. Aga mul oli üks nali kunagi see, et mul on nii väike
et kui nagu naine võtad juua, et kui mul girlfriend tänaval suhu võtab, siis politsei läheb mööda pilku, ütleb keegi tõmbab jointi, vaata. Et te olete arreteeritud, pisake kanepi suits maha. Oi ei, see oli mingi tüübi, ei pea arreteerima seda naist. See läheb kindlasti jääb sisse. See võiks ka need laused olla. Ainult Jaak nagu tummalt vaatab lihtsalt. Räägin oma juuksurist natuke. Juuksurist ja siis, mis see monteerija teeb, siis ei, aga see rütm, tõepoolest rütm ja 1,5 tundi, tegelikult vist, ma ei tea, kui pikk see final, viimane nagu versioon tuleb, et algselt vist oli jutt mingist 2 tunnist. Ei, ta mingid vist on 1,5 on ju. Ma natuke üle ikka. Ja. Treilerid ka. Aga kas kuidas on, sa pead treilerid ka enne alati nagu neid, mitte nagu selle filmi treilerid tegid sina, aga Tiiseri, jah. Aga näiteks kui nagu filmi ees on mingi Pixari või mingi asi, siis sa pead need ka tegema ikkagi, et nad läks selle paned ju failile ette. Et nagu kui selles mõttes, et ma ei... Et kui sul on nagu tuleb film välja ja siis on Matrix Resurrection või mis see... Aga see on juba kino selles suhtes. Mina ei pane ju neid teiste filmide treilerid siin ette. Selle Jaaguga saab ikka... ei, mis see mina ju ei pane. Ikka saab niimoodi nüüd haneks tõmmata inimesed. Aga see on, ei, ma vist tegin. Aga see on hea, kui see sisse jääb, see oleks ka nagu, et mingi... Et oota, ei, see mina ei tee. Aga meil on tegelikult meil on iga külalisega üks selline lisasektsioon. Meil on nimeks. See on see sümboolne stopper, mis tegelikult ei, see on lihtsalt, et nagu oleks justkui temaatiline, et meil on mingi spordisaade. Aga meil on selline sektsioon nimega lisaaeg, kus siis on igale külalisele mingi ülesanne, mis ei ole nagu konti murdev ja peaks olema lõbus. Okay. Nii et pane vaim valmis. Ja kusjuures. Füüsiline või vaimne? See vaimne. Karli jaoks füüsiline. Terror. Ja nuu metal mängima ja kurikad välja. Nii. See on siis sinu puhul, kui monteeri ma vaatan ära, ärge vaadake. Ei vaata, jah. Oota, siis kurat, ma ei saa ise ka aru. Siin ta tegi vist isegi nii, et ka mina ei tea. Jaa, see on ka niimoodi, et ka Mattias ei tea. Ja pärast me paneme see keskele need nagu pildimäng. Aga paneme pärast postis nagu vist vähem kuskile niimoodi. Kuskile selle, et rahvas näeks parem, sest meil on mustvalge printer olnud ja Google'ist otsisime. Pilte. Ja mustvalge kontseptuaalselt, sest ka Google oli 91 aasta mustvalge veel. Mõtle, kui nagu vale kõik oleks, kui oleks mingi iPadidega. Tõesti vale on ju. Ma saatsin veel faksiga omale need. Õige. Ja tegu on siis sellise pildimänguga, kus ma olen valinud 5 Eesti tuntud filmi kaadrid. Kuvatõmmis. Kaadrikud. Ja sina kui, ja Mattias ka kui monteerija, montaaži režissöör, te olete harjunud nägema filmides detaile, mida tavainimene ikkagi ei näe. Sa pead vaatama seda, kui ma monteerija oleks ja siis ma peaks monteerima mingit tõde ja õigust või midagi, ma ikka jõus, ma monteerin sind praegu. Ei, see läheb välja. Ei, ma saad aru, nad sa monteerid, vaata, keeriti halb filmi jälle, vaata, aga saarab jõus. Ütlen, et kui vale saate saaksid kokku lõiga. Türa, pähe ei tahaks olla Priit või... Jaagus sai mis jükse. By the way, mis me välja lõikame? Tahaks olla mõlemad piusid korraga. Üks neist, ma ei tea kumb, aga pohhu ja kumb nagu vahet ei ole. Okei, läheme siis pildimänguga edasi. Esimene pilt, kuhu ma näitan? Nii, kas sa rääkisid ära, mis see on? Siis mul on, et kuna te olete montaaži režissöörid ja harjunud vaatama detaile, nurki, kõike, mida välja kadreerida, mida mitte, mida sisse jätta, siis ma valisin nagu sellised nagu väiksed detailid,
Eesti kuulsate filmide kaadritest. Kas võib öelda, et sektsioon kaadrist? Sektsioon kaadrist Yeah. ja te peate arvama ära, et siis mis filmiga tegu on. Okay. Ja see ei ole raske, aga mõnus. Ootan. Ütled Oleks naistele sama asi. Vähemalt mulle. See ei ole raske, aga mõnus. Mõnus mulle. Nii, kus ma näitan? Näita, ma arvan, näita kuidagi niimoodi. Sinna? Ei, me mõlemad näeks. Niimoodi. Jah. Nii. Mis filmiga tegu on? Nii ärge, kõigepealt ütleb Jaak. Ja ma näitan sinna ja me pärast paneme sinna. Ma arvan, et see on päevad, mis ajasid segadusse. Ja punkt läheb Jaagule. See oleks tundnud ära või? Oota, ma näitan, kuna Mattias uuesti. Ma tundus, et see mingi rongi vagun hoopis. Okay. Aga tegelikult päris hea. Okay. Nurk oli valelist, ma oleks teadnud ja ma ei tohtinud vastata ka kiirelt. Nii. Ei, no Mattias on lihtsalt aruvariant, et nagu ma arvan, et Jaak vastab kõik ära, aga lihtsalt ja Mattiasiga ongi, ta suudab mind siiamaani üllatada, kui nagu, ta on nagu geenius. See kõik on siin tema püsti pandud, juhtmed, kõik asjad, aga ikka täiesti idioot. Ja ma arvan, et ta arvab minu kohta täpselt sama. Ma pidin ühte asja tegema siin tehniliselt, ma oleks mingi redeliga alla kukkunud ja mingi kohe. Kaarel on siin vist 17 korda komistanud siin nagu mingit asja tähtsalt. Oi kurat! Siis ma tahan veel abiks olla, vaata, tunnen, et ma olen nagu rohkem nagu see conceptual ja producer ja see nagu, siis ma aitan, ma ütlesin, ei, ära pane Maita nagu, et mine ära, mine kirjutab paariselt. Jah, kirjuta geniaalselt mingit asja. Jah, nii, okei, see läheb maha. Järgmine kaader, ma vaatan. Peaks saama. Nii, nüüd Jaagule, ma näitan sinna ka kaamerasse, nii Jaagule. Seda ma vist ei tehagi. Ma annan vihjeid ka või? Mati, sulle näitan ka korra. Ma tean. Sa tead juba? Okei, aga sina ei tohi öelda. Ma annan vihjeid tegu. Sellele, oota, ma mõtlen, kas sellele tehakse ka praegu... See on siis siin me oleme. Jah. Ma mõtlesin kohe selle peale. Matias tegelikult arvas seda... Punane elav hõbe. Tüüpil, ma tean seda. See on Peeter Ojas detektiivi rolli. Tüüp oli peas nagu täiega tean seda nagu. Siis praegu oli vähemalt Jaak vastas ära, muidu ma oleks häbis see on. No siin on Liia Laats ja Erwin Abel. Very able man. White heterosexual Erwin Able-bodied man. Täiesti mõttetu. Õnneks saab monteerida. Nii, läheme edasi pildimänguga. Mõnes mõttes kerge, mõnes mõttes väga raske. Näitan ka kaamerasse. Saad nii, et üks käsi läheb üle statiivi, teine läheb alt ja siis sul on mugav. Näete järgmist. Tee nii nagu sul. Sul on majad seal pildi peal. Seal on nagu mingid, jaa. Siis võib olla äkki sügispall. Saaks teadnud kohe või? Ma teadsin. Sest miks? Sest see on mustvalge pilt. No. Aga see oleks tegelikult... seal on väike vihje, jah. Ja ma jätsin just meelega vihjeid sisse ja meil öeldi ekstra, et nagu ärge külalised ei tohi rumalaks jääda pärast seda saadet. Nii et feigime kõike, mida sa ei teadnud, feigime, et sa ja ei, see me oleme tarvas ära, see on okei. Lihtsalt on see, et meil öeldi selgelt, et nagu, et keegi ei tohi ennast halvasti tunda pärast. Me ei teeks Between Two Ferns, nii et keegi ei tea, et peab kaasa näitlema. Ja seda ka, et ma oleks tegelikult valin mingi hullud pirakat, mida ma ise ka ei tea, vaata, mis need on, et Eesti esimene mingi noored kotkad sealt mingisugune. aga kas ma võin pakkuda? Paku. Kas see on The Torturing of Sam Tony? Sam Tony. Või mingi muu õumbu film pärast sügispalli, mida iga ühte mingi 4 inimest vaadanud. Aga kas seda õumbu filmi oled ka monteerinud või? Okei, aga kes temal monteerib? Ma ei tea. Erinevalt. Ta monteerib ka ise palju. Siis ongi, ta ise on näinud oma filme ja siis... Jah, tema on näinud, Kissa on näinud. Aga Kissa on ka mingi... Rain Tölk on ka kindlalt kohal kogu aeg. Jah, Kissa poole pealt, et ta produtseeris nii, et vaata ise lõpuni.
täiesti saaks hullu beefi käima tõmmata, kui vaja, eks. Ei no tegelikult, kui veel beefi tahta, siis nagu mulle väga see Kalev meeldis, aga kogu aeg oli mul tunne, et ma vaataks nagu Nimel marmortahvlil Kossu eri. Veits oli nagu see vibe. Heas mõttes. Jah, aga seal õnneks ei tehtud seda, et umbes, et läheme sinna lavakasse, et kes need nüüd lõpetasid, võtame sealt kõik. Nagu Nügane, neil oli see trademark vahepeal, võtta, et mul on mingi sõjafilm, tulge siit, tulge lähme, kotid. Täna on linnatuur klassiksessioon ja otseselt. Jaagur on juba kopp ees, mis ma olen aastale. Originaalkaadal siis siin. Panin mööda. Ei. Ma mõtlesin pühadena kui... Mina ütlesin sügispalli. Ta ütles sügispalli ära juba ju. Ma mõtlesin, aga sa ei vastanud, sa ei öelnud, et õige oli. Ütlesin ju. Ei, see ütlesin meile ei õhku lihtsalt. Sa ütlesid, et meil on see süsteem, et see kuulaja ei ole loll. Teeme siis... Külaline. Teeme uuesti. Ma ütlesin just, et eriti lihtsalt tuli see või nagu... Okei, minu viga, muidugi sügispall, jaa. Siis teemegi nii, et sügispall ja siis tee see mingi reveal lihtsalt. Jaa, okei, sorry. Ma panen, õnneks on Jaak. Malmsteniga oleks olnud mingi... Oi, vabandus. Ikka ei ole kindel. Täis kustud ennast. Malmsten või? Oi ei, sorry. Õnneks on teised püksikud. Et sulle siis vahetuvad need püksid. Palun pange vahepeal salvestus kinni. Ma olen siin Paljanoksiga. Helistad emme Kuusa retiku panid. Jälle juhtus. Pardus. Aga kui on tegelikult hullult kiire mingi Melchior 4 on vaja kommenteerida homseks. Otsekin. Aga me peame veidi rahunema. Meil on näod punased, silmad pärjad. Me käisime vahepeal jointe tegema. Nii, et järgmine pilt tuleb siit. Jaak. Ma arvan, et see on sügispall. No muidugi Eesti tippmonteerijale käki tegu. See ongi see Lasnamäe horisont või? Öeldakse nii või? Horisont. Jaa, Oga. Horisont, just. Aga jaa, meeldib see mäng juba või? Väga intensiivne on ju. Mul läheb juba hästi seal mängus. Ma arendan seda äppi praegu. Ma täiega olen. See ongi äppi prototüüp, et niimoodi võiks olla seal äpis või? Ja käsi tõstab. Laivis. Käid rahastajate juurde suur A4 patak. Muidugi. Mul on praegu selle Rain Rannuga meeting ja... Jalg on juba poole milli ukse vahel. Ja, see on järgmine Unicorn. Movie mäng. Nii, siis on selline huvitav pilt järgmisena publikule ka. Jaagule ja Mattisele. Ma arvan, et see on Tõde ja õigus. Ma oleks mingi metsavennad, see kus Tõnu Kark mingi konservikaanega kellegi ära tappis mingi nõukafilm kuskil rabas. Või siis see. Või siis see Tõde ja õigus. Või siis see. Just täpselt Mattise aju konstruktsioon. Mingi 2 variantiga siis nagu mingi ainuke asi, mis nagu tuleb, nagu täiesti kõige lihtsamad asjad tulevad pähe, vaata porno, hamburger ja siis on mingi siuke asi nagu 2 varianti, kes nagu mingi eriti tiibilt mingisse asja sisse minna või siis nagu mitte üldse. Jah, umbes see ongi mu elu. Jah, sellest ma armastangi sind. Nii, oligi õige vastus, täiesti super teadmised filmi detailidest. Siin on Priit Loog, vaatab sood. Vaatamas sood. Nii, ja nüüd on vist viimane, kui ma ei eksi. See on põhimõtteliselt öelda, et see on iga Eesti film, Rainer Sarneti iga Eesti film. Ma ei olnud õige. Okei. Nii, vihe ongi siis, et see ei ole Rainer Sarneti film. Selles mõttes, okei. Võid lähemalt natuke vaadata, aga viieks ongi, et ta ongi nagu ära vaata läbi selle. See on väga hea pilt. No ta kusjuures ega see film ongi veits selline. Ei tea. Nii,
no me paneme selle sama asja nagu siia keskele ka, nii et rahvas näeks ka. Siin on käed. Ja mingi asjad. Ma vihjeks võin öelda, et me oleme kõik mingil määral sellest filmist saanud lapsepõlve traumasid. Kindlasti. Mingil määral, ühel või teisel määral. Midagi on seal. Nukitsamees. Jaak on saanud lapsepõlve trauma. Kohe trauma või? Lapsepõlve trauma. Nukitsamees. See on mu lemmikkategooria. Õige vastus. See on siit alt. Et noh, selles mõttes Jaak on auga välja teeninud tiitli Eesti parim piltide äraarvaja. Kes? Jah. Parim filmikaadrit äraarvaja. Nüüd ütle kaamerasse, et minge vaada Kalevit vaatama. Minge Kalevit vaatama. Super, ütle veidi pikemalt sama point. Minge kinno Kalevit vaatama. Väga hea. Või oodake, kuni torrent tuleb. Telekas. Telekas, jah. Kui kuni jõuab Jupiteri. Yeah. Või siis Sebe Lux Expressi. Sest Ove Musting kindlasti tootis selle filmi Lux Expressi ekraanide jaoks. See on hea, kus kardinaid ei ole võtta. Yeah. Siuke... Ma arvan, et see on iga, vaid pole, kes filmi tegija on. Siis ta mõtleb, et ta Nolan eriti. Ma nägin, ma just sõitsin Lux Expressis ükskord ja siis mingi tüüp mu kõrval vaatas sealt, mis on see, ma ei tea mis see reso seal on. 7 tolli. Jah, vaatas Dunkirki. Aga samas praegult tuli see, et mida võib Silmerilt küsida tegelikult ja Jaagult ka, et ju muusikas on see, et ikkagi need, kes miksivad ja masterdavad, neil on olemas ka mingi consumer Bluetooth kõlar. Et kui nad teevad full mixi nagu stuudiokeskkonnas, siis neil on ka nii-öelda tavakasutaja kõlar, et kuidas see sealt nagu kostub see muusika, mis läheb stuudiost välja. Kas Mondis ei peaks, nagu filmil ei peaks siis ka olema nii, et vaatad ikkagi telopildi ja Lux Expressi pildiga üle, et kuidas te sealt vaadata on. No sa heli mõttes teed ju erinevalt. No sa teed kinomiksi ja siis sa teed telemiksi. Sa ei mõtle ainult pime saali koht. No jaa, ma arvan, et oleks ikkagi niimoodi, et full päike paistaks peale ekraanile Lux Expressis vilguks, sellega arvestad ka. Juustuais. Juustuais niimoodi kissitava silmaga vaatamine. Aga Jaak Ollina oli meil külas, Kalevi monteerija. Aitäh, et tulid. Teeme kohmetu käesurumisega. Peale selle, et ta ära kuku. Kohe kogu stuudio on. Peale selle, et Jaak on hea monteerija, on ka väga suurepärane vestluskaaslane. Just. Aitäh sulle, et sinuga oli väga mõnus. Mul oli väga tore. Väga hea. Kutid, päev tehtud lahkina. Mingi 50 minti. Oli või?